Viru keskusel on lähima 3 aasta jooksul plaanis avada hoonet rohkem ümbritsevale linnaruumile. Juba mõnda aega oleme koostöös linnaga otsinud aktiivselt ja ettevalmistanud projekte ja tegeleme tegelikult kõigi 4 küljega. Ja eesmärk ongi vähem betooni, tõkkeid ja klaasi ja rohkem avatust. Pikki aastaid on olnud murekoht, et sadama poolt tulles ei pääse keskusele ligi. Ainuke ülekäik on hobujaama ristis ja ka see on ülerahvastatud. Mõneti ma olen ka kuulnud sellist võrdlust, et selle koha peal seistes oleks nagu Dubais, et sa näed teist hoonet, aga et sinna minna, siis sul on väga suur lai autotee keskel, et võta või takso. Tuleks funktsionaalseid häid jalakäijate ühendusi rajada ja hetkel on siin mõttes vähemalt üks selle koha pealt, mis saaks siis otse kas või Tallinna Kaubamajast, Rävala puiesteelt sealt läbi tulla ja siit kuni sadamani välja kõndida. Tekib siuke hea kesklinna jalakäijate suun. Uueneb ka Viru keskuse Tammsaare pargipoolne külg. Nimelt on siis plaanis kõrvaldada need betoonist ja klaasist piirded, mis siin praegu on, ja ühendada siis olemasolev terrassiala pargialaga, et moodustuks selline mõnus tervik. Probleem on ka väikese hämariku väljakuga Viru keskuse Kaubamaja poolses nurgas, mis ei toimi. Linn omalt poolt kujundaks seal ümber jalakäijate liikumise ning tooks jalakäijad tunnelist maa peale. Kui Viru keskus avab ennast selle väljaku poole rohkem ja ehitab selle ümber ja linn kujundaks ka selle jalakäijate liikumise ümber ja näiteks Tallinna Kaubamaja ristmikust võiks saada samamoodi nagu siitki diagonaalis ühe rohelise tulega jalakäijad üle. Viru keskuses lõppesid hiljuti ka pea 2 aastat kestnud renoveerimistööd. Enne kõike on lihtsamaks ja loogilisemaks muudetud kliendi teekonda, lisatud ja ümber on tõstetud eskalaatoreid, uuendatud on keskuse üldalad, tualetid ja lisandunud on rohelust. Ja tegelikult, mis ongi veelgi olulisem, on väga palju ka sisulist muudatust, ehk siis kokkuvõttes on 86 uut kauplust, kas uut kauplust või siis uuenenud kontseptsiooniga kauplust. Ja kokkuvõttes on kliendi vaates 90% keskusest uuenenud versus siis sellega, mis ta oli 2019.